Austatud juhataja, head kolleegid! Me hakkame kohe hääletama avaldust, mis tõenäoliselt on selle Riigikogu koosseisu seni vähemalt kõige olulisem välispoliitiline dokument, võib-olla isegi olulisem kui mõned seaduseelnõud. Ja kahjuks me oleme küll olukorras täna, kus ei saa välistada, et neid veel olulisemaid avaldusi tuleb lähiajal veelgi teha. Ja me loomulikult kõik loodame, et ühel päeval ei hakka need käima meie endi kohta. Eelnevad kõnelejad on kõik rõhutanud seda, et väliskomisjonis oli tõepoolest väga viljakas ja teineteist mõistev arutelu, nii et kui midagi positiivset tänasel päeval öelda, siis on see avastus, et see palju räägitud, aga vähe nähtud erakondade ülene julgeoleku- ja välispoliitika ikkagi tõepoolest on olemas. Kui on häda majas, olukord tõsine, siis kõik erakonnad panevad seljad kokku. Seda näitab ka allkirjade hulk sellel avaldusel. Nüüd aga, miks on see avaldus tähtis? Me kõik oleme rääkinud ja räägime veel väga palju Ukrainast. Loomulikult esmatähtis, kõige kriitilisem on hetkel tugi Ukrainale, aga ma tahaksin natuke avada selle avalduse laiemat tähendust. See avaldus on palju olulisem kui ainult Ukraina, mitte vähendades Ukraina tähtsust. Ei ole ilmselt liialdus, kui ma ütlen, et täna on maailma kord õmblustest lahti kistud. Nii õiguslikult kui ka faktiliselt. Venemaa Föderatsiooni juhtkond on seadnud kahtluse alla kõige fundamentaalsemad rahvusvahelise õiguse põhimõtted. Ja et mitte jääda lihtsalt loosunglikuks, me räägime ikka jälle, et Venemaa Föderatsioon rikub rahvusvahelist õigust, aga see ei ole lihtsalt sõnakõlks, mida see tähendab. Me peame mõtlema kõik selle peale, mida sisuliselt tähendab rahvusvahelise õiguse rikkumine täna. Siiralt soovitan kõigil võtta see aeg ja lugeda üle fundamentaalsed rahvusvahelise õiguse dokumendid, millele meie normipõhine maailm peaks tuginema. Ja neid lugedes, kui see rikkumise ulatus jõuab pärale, siis tuleb hakata ja sealt tuleneb see, mis on meie kõigi kohus täna. Kõikidel nendel valitsustel, parlamentidel, ka individuaalselt kõikidel parlamendi liikmetel on täna kohus mõelda, mida saab teha selleks, et rahvusvahelist õiguskorda kaitsta ja taastada. Jah, Ukrainas käib juba 8. aastat traagiline sõda, seal on üle 14 000 ohvri. See on sõda demokraatliku Euroopa riigi vastu, kelle põhiline soov on valida ise oma liitlassuhted, parandada oma elujärge. Aga nüüd on siis selle sõja ettevalmistajad, planeerijad, alustajad ja pidajad nii-öelda kardinate tagant välja tulnud ja lõpetanud selle omapoolse teeskluse, et tegemist on mingisuguse Ukraina sisekonfliktiga, kus üks osapool on Venemaa on lihtsalt muretsev vend. See oli maailmal loomulikult nii selge juba varem, mis toimub. Aga nüüd on siis kuulutatud sõda Ukrainale sisuliselt, aga mitte ainult Ukrainale. Sõda on kuulutatud maailma rahule, rahvusvahelisele korrale, ÜRO aluspõhimõtetele ja peaaegu kõikidele olulistele rahvusvahelise elu alusnormidele. Ja sellises olukorras on selge, et ükski parlament ei tohi vaikida. Meie kohus on seda korda kaitsta ja ma ei räägi siin sõjalisest tegevusest, vaid just nimelt õiguslikust tegevusest. 3 minutit. Palun 3 minutit. Nürnbergi protsessil pandi paika teise ilmasõja järgne maailmakord ja võeti vastu Nürnbergi harta, millest lähtuvad Nürnbergi põhimõtted, mis annavad legaaldefinitsiooni sõjakuritegudele. Kõige olulisem neist, mis oli ka Nürnbergi süüdistuse esimene punkt, on kuritegu rahu vastu.
Mis asi on kuritegu rahu vastu? See on agressiivse sõja või rahvusvahelisi lepinguid rikkuva sõja planeerimine, ettevalmistamine, alustamine või pidamine. Kõik 4 tegevust on eraldi kuriteokoosseisud. Ja Nürnbergi kohtuotsus ütleb, agressiivse sõja alustamine ei ole mitte üksnes rahvusvaheline kuritegu, see on suurim rahvusvaheline kuritegu, mis erineb teistest sõjakuritegudest selle poolest, et ta sisaldab endas kõigi nende koondkurjuse. Ja see kuritegu rahu vastu ei ole mitte ainult kuritegu Ukraina riigi ja rahva vastu. See on kuritegu, mis puudutab kogu inimkonda, kõiki riike, sellepärast on sõjakuriteod alati universaalsed ja sellepärast on nad aegumatud. Selliste kuritegude ärahoidmiseks ongi ÜRO kokku kutsutud. Ja nüüd siis seda tegevust viib läbi praegu ÜRO Julgeolekunõukogu eesistuja riik. Et mõelge selle üle. ÜRO põhikiri algab ÜRO eesmärkide ja põhimõtetega ja ÜRO üks põhimõte on järgmine. Kõik ÜRO liikmed hoiduvad oma rahvusvahelistes suhetes jõuga ähvardamisest või jõu tarvitamisest. Nii iga riigi territoriaalse puutumatuse, poliitilise sõltumatuse vastu kui ka mõnel muul viisil, mis ei ole kooskõlas ÜRO eesmärkidega. See, mis Ukraina vastu toimub, on kõige jõhkram ja otsesem ÜRO põhikirja rikkumine. Nii et see ei ole liialdus, kui ma ütlen, ja ka meie avaldus seda ütleb täna, et rünnaku all ja rikutakse kogu maailma õiguskorda. Samamoodi rikutakse süsteemselt Helsingi 75. aasta lõpp-pakti, kuna Venemaa on avalikult seadnud kahtluse alla Ukraina õiguse suveräänsusele. Õigus suveräänsusele on üleüldse maailma riikide korralduse põhialus. Sealt edasi ei ole enam võimalik minna. Suuremat rahvusvahelise õiguse alusnormide rikkumist on raske ette kujutada. Nii et Riigikogu mõistab hukka Venemaa Föderatsiooni poolt sooritatud rahvusvahelise õiguse rikkumised, aga mis on veel olulisem, me kutsume üles maailma riike ja parlamente silmapilkselt, viivitamatult, väsimatult alustama maailma rahu taastamist. Ja see töö tuleb ette võtta kohe, see töö saab olema palju pikem kui see sõja lõpetamine, aga väsida ei tohi, sellepärast et muidu on tõepoolest uus maailm ja sellist maailma keegi meist ja meie lapsed ei soovi. Aitäh!